Moskva põleb. See on hoiatus, mida Ukraina on juba kuid andnud. Putin on seda kuulnud, ta on püüdnud seda eirata. Aga pärast seda, kui Volodõmõr Zelenski andis järjest 2 ränka lööki, peab Putin mõistma, et lõpp on tulemas. Miks? Ukraina võib küll bensiini tuua, aga just Putini enda inimesed on see, kes tikku süütab. Ukrainal on nüüd ajalooline võimalus sõda lõplikult lõpetada, sest Putinile on just teatatud, et tema siseringi liikmed on Ukrainaga rahu soovis ühel meelel. Ja kui rahu ei saabu, siis Ukraina teine pommuudis tagab, et Putin allub jõule, kui ta ei allu survele. Alustame siseringist ja laseme Zelenskile rääkida. 10. juulil pidas Zelenski oma õhtuse pöördumise, nagu ta teeb iga päev, ja kasutas seda selleks, et saata Putinile sõnum, mis tundub nagu pistoda otse Venemaa juhi südamesse. Kütusekriis Venemaal süveneb, mis on täiesti õiglane vastus Putini soovimatusele seda sõda lõpetada. Me oleme teinud ettepanekuid, kuidas rahu lähemale tuua, ütles Zelenski. Olgu, seni on kõik tavaline, aga siis tuli pommuudis. Meil on toetus mitte ainult partnerite seas üle maailma, vaid ka Putini lähikonnas rahu osas. Nad mõistavad, mis seal toimub, ja et rahule ei ole alternatiivi, kinnitas Zelenski. Ja just nii sai paranoiline Putin aru, et tema ümber on reetureid. Tema enda siseringi liikmed, kes ei jaga tema hullumeelset janu sõja järele, mis on põhjustanud üle 1,42 miljoni ohvri ja see arv kasvab jätkuvalt. Paanikas Putin mõtleb, kes on tema vastu pöördunud. Kas see on vaid 1 või 2 inimest? Mõned. Kõik. Varsti hakkame spekuleerima, aga ausalt öeldes ei tuleks see ühelegi juhile, kes pole nii teadlikult ignorantsed kui Putin, üllatusena. Zelenski mainib kütusekriisi, mis raputab Venemaad, ja see on Ukraina poolt loodud kriis, mis on spetsiaalselt tekitatud selleks, et panna Venemaa rahvas oma juhi vastu pöörduma. Ukraina kaugrünnakud suudavad nüüd tabada kõiki Venemaa olulisi piirkondi. Rafineerimistehased põlevad üle kogu riigi, kusjuures kõige märkimisväärsem Ukraina rünnak oli enam kui 2500 kilomeetri kauguselt Siberi Omski rafineerimistehase vastu suunatud rünnak. See rajatis ei pidanud kunagi olema Ukraina käeulatuses, isegi mitte ligilähedaselt. Aga nüüd, kui see on nii, on iga venelane, alates eliidist, keda Zelenski väidab Putini ümber tiirutavat nagu haid, kuni tavalise tänavainimeseni, rahulolematu ja soovib muutust. Praegu, nagu CNN teatab, seisavad peaaegu kõik Venemaa 83 piirkonda silmitsi erineva raskusastmega kütusepuudusega ning paljudes kohtades ulatuvad tanklate järjekorrad miilide pikkuseks. Venemaal valitseb meeleheide. Ja see meeleheide võib viia selleni, et Putin astub ise tagasi, enne kui teda sunnitakse. Sõna otseses mõttes ei ole Zelenski ainus, kes ütleb, et Putinil on probleeme oma siseringiga. 13. juulil teatas Metro, et Eesti välisminister Margus Tsahkna ütleb midagi sarnast. Isegi oligarhide seas kahtleb üha rohkem inimesi Putini sõjas. Paljud, kes veel aasta tagasi rääkisid võidust, ei usu sellesse enam, paljastas Tsahkna. Ja kui juttu tuli surve kasvamisest Putini õlgadel, ei hoidnud Tsahkna end tagasi. Täpselt sama hästi võib ühel päeval juhtuda, et ta hüppab koos perega aknast välja. Lõppude lõpuks juhtub Venemaal selliseid asju. Tõepoolest, selliseid asju juhtub Venemaal. Ainult et tavaliselt toimub see Putini käsul ja akendest väljalükkamist on palju rohkem kui hüppamist. Saame väikese ülevaate meeleheitlikust mõttelaadist, mis mõned arvates on nüüd Putinil, kui ta näeb, et tema sõda Ukraina vastu mitte ainult ei takerdu, vaid muutub lahinguks, mida Ukraina võidab. Droonid, mis lendavad üle kogu Venemaa, tuletavad Putinile pidevalt meelde, et ta on oma rahva kaitsmises läbi kukkunud, kuigi ta on alati väitnud, et suudab seda teha. See läbikukkumine teeb haiget. Ja isegi autoritaarne juht nagu Putin peab mõistma, et tema rahvas ja sisering suudavad seda taluda vaid teatud piirini, enne kui neil saab mõõt täis ja nad ühinevad Ukrainaga, et sundida peale rahu, mida Putin ei soovi. Nagu me varem ütlesime, Ukraina on toonud bensiini. Putini enda rahvas võib selle tikku süüdata. Aga Zelenski mainib Putini siseringi liikmeid ja see saab ainult kaasa tuua ulatuslikke spekulatsioone selle üle, kes on Putinile lähedal, kuid näitab toetust Ukrainale. Võib-olla ongi see eesmärk. Udune vihje kellelegi, kes toetab Ukrainat, on piisav, et panna paranoilise Putini peasarattad tööle. Ja on peaaegu vältimatu, et Venemaa juht vaatab üle õla, meenutades, et väga hiljuti on räägitud riigipööretest ja mässudest. Alles mais keerlesid kuulujutud, et endine Venemaa kaitseminister ja nüüdne Venemaa julgeolekunõukogu juht Sergei Shoigu oli seotud mingisuguse riigipöörde plaaniga.
Šoigul on motivatsioon olemas. Pärast aastaid Putini allteenimist tõugati ta silmapaistvalt kaitseministri kohalt ametikohale, kus tal on vähe tegelikku mõjuvõimu. See näib meie jaoks nii, et Putin lükkab süü Venemaa sõjaliste läbikukkumiste eest Šoigu kaela ja Šoigu võib selle kõige pärast veidi vimma kanda. Kas tema võiks olla see siseringi liige, kes tahab rahu lihtsalt selleks, et Putinile kätte maksta? Keegi ei tea ja Zelenski ei ütle midagi. Nende kuulujuttude kõrval on Putinile esitatud ka väga konkreetne mässuähvardus ühe endise Vene sõduri poolt. Juunikuu lõpus postitas Aleksandr Lunin Instagrami video, kus ta kritiseeris Venemaa sõjaväge selle eest, et sõduritele antakse mõttetuid enesetappelikke käske ning väitis, et sõjaväes on väärkohtlemine laialt levinud. Lunin nõudis kohtumist Putiniga. Ta ähvardas, et mäss on küpsemas ja kuigi ta on pärast oma sotsiaalmeedia väljaütlemist arreteeritud, väitis Lunin ka, et ta edastas lihtsalt sõnumi, mida Venemaa ministeeriumi ja julgeolekuteenistuste kõrged ametnikud tahtsid Putinile edasi anda. Veel rohkem salakavalaid tegelasi, rohkem vaikseid siseringi liikmeid, kes sepitsevad Putini vastu. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Putin on nende kõigi kuulujuttude ja avalike rahulolematuse ilmingute ajal oma turvameetmeid karmistanud. Organized Crime and Corruption Reporting Project ütleb, et Kreml on märtsist saadik olnud kõrgendatud valmisolekus riigipöörde kuulujuttude tõttu. Need, kes töötavad otse Putini heaks, ei tohi enam kasutada mobiiltelefone ega ühistransporti. Kõik sellepärast, et Putin kardab, et neid võidakse mõjutada või et nad lekivad infot tema asukoha kohta. Iga Putinit teeniva ihukaitsja, koka ja isegi fotograafi koju on paigaldatud turvakaamerad, et Venemaa juht saaks neid pidevalt jälgida. Putin on hirmul. See on täiesti selge. Ja nüüd väidab Zelenski, et tal on toetus siseringilt, mis näib juba lagunemise äärel olevat. Putini paranoia ainult süveneb. Aga on veel üks küsimus, mida keegi ei paista küsivat. Kas Zelenski räägib tõtt? Võib-olla mainis Zelenski oma õhtuses pöördumises niisama mööda minnes, et Putini sisering tahab tema vastu pöörduda ja sundida teda Ukrainaga rahu sõlmima, et kasutada ära Putini paranoiat. Ukraina teab, kui kaugele Putin on valmis minema, et end kaitsta. Loomulikult on olemas hullumeelne turvatase. Samuti on teateid, et Putin veedab suurema osa ajast peidus maa-alustes punkrites ja ilmub välja vaid siis, kui peab avalikult esinema. Eeldudes, et neid esinemisi ei tee lihtsalt tema teisikud. Ukraina droonirünnakuid peetakse peamiseks põhjuseks, miks Putin nüüd oma punkrites aega veedab. Aga võib-olla on asi milleski enamas. Võib-olla arvab Putin, et ta suudab punkrites asju kontrollida, hoides samal ajal siseringi hundid eemal. Pravda lisab, et Putin kardab nüüd rohkem kui kunagi varem atentaadikatseid, tõenäoliselt droonide, aga võib-olla ka mõne vihase eliidiliikme poolt, kes on tüdinenud üle 4,5 aasta kestnud viljatust sõjast, mis näib eksisteerivat vaid selleks, et silitada Putini habrast ego. Ja nüüd nakatab isegi tehisintellekt ning sellega kaasnev oht Putini meelt. Pärast Iraani endise ülemjuhi Ali Khamenei tapmist tuli avalikuks, et mõrv sai võimalikuks tänu tehisintellekti kasutamisele, mis uuris tundide kaupa Iraani liikluskaamerate salvestisi. See analüüs näitas USA-le ja Iisraelile, kus Khamenei oli, ning sellele järgnesid punkripommid. Vladimir Putin on nüüd nii mures, et temaga võiks juhtuda sama, et ta püüab võimalikult palju varjatuks jääda, teatab France 24. Meie mõte on selles, et see tugev mees on täis hirmu. Siis on Volodõmõr Zelenski oma rahva ees, tihti rindel või teistes riikides toetust kogumas. Võib-olla on see, et Volodõmõr Zelenski mainis Vladimir Putini siseringi väga hoolikalt istutatud seeme, mille Ukraina president teab, et see juurdub sügavale Vene juhi aiu, kes kardab kõike enda ümber. Võib-olla ei ole siseringis üldse mingit mässu. Kui see on nii, võib Zelenski lihtsalt valmistada ette olukorda, kus Putin hakkab oma enda eliidi vastu sõda pidama. Ja kui see juhtub, suureneb reetmise võimalus veelgi. See on Venemaa liidri jaoks kaotusseis. Ja ükskõik kuidas see ka ei läheks, kas Zelenski räägib tõtt või mitte, on see meistriklass Putini paranoia ärakasutamises. Hirmunud juhid teevad rutakaid otsuseid. Nad teevad vigu. Zelenski võib sellele panustada. Ja kui Ukraina president räägib tõesti tõtt, on see Putinile veelgi hullem. Ta ei taha rahu. Putin tahab, et tema rahvas toetaks iga hullumeelset otsust, mida ta teeb. Teades, et on inimesi, keda ta peaks suutma usaldada, kes tegutsevad tema selja taga ja ütlevad Ukrainale, et nad tahavad rahu, on hoop, mida Putin ei pruugi suuta taluda. Zelenski on just saatnud Putinile siin sõnumi. Tee rahu või sinu enda sisering sunnib sind seda tegema või tõrjub sind välja. Kuid Ukraina teab ka, et Putin ei pruugi kuulata.
ta on liiga oma kinnisidee küüsis. liiga omaenda sõtta lõksu jäänud, nii et ta tunneb, et ei saa seda lõpetada või muidu astuvad varjust välja reeturid, kes Zelenski sõnul on nende endi keskel. Olgu, ütleb Ukraina, kui siseringi pommuudisest ei piisa, siis ehk teine pommuudis teeb töö ära. Aga enne kui me selle pommuudise avalikustame, see on The Military Show, kus me läheme pealkirjadest kaugemale, et tuua teieni kogu lugu. Kui sa pole veel teinud, vajuta telli, et olla alati samm ees. Oma teise pommuudisena andis Zelenski Putinile pilguheit tulevikku. Kui Putin rahu ei aksepteeri, muudab Ukraina tema niigi raske olukorra veelgi hullemaks. Ja Ukraina teeb seda formaliseerides ametlikult süvalöögikampaania, mis juba praegu Venemaad laastab. See ei ole olukord, kus võib olla tulevikus midagi korraldame. Dekreet on allkirjastatud ja kõik on ametlik. Ukraina loob uue süvalöökide juhtkonna nimega Long Range Global Impact Command ehk LRGIC, mis koondab kõik Ukraina kaugmaavõimekused lõppeesmärgiga vähendada Vene sõjalist võimekust nii palju, et nad ei suudaks enam Putini alustatud sõda pidada. LRGIC ei ole veel päriselt aktiivne. Zelenski ütleb, et organisatsioonile tuleb leida ülem ning ta lubab, et see ülem saab olema üks tugevamaid ja võimekamaid juhte, kes Ukraina sõjaväel võtta on. Aga see on tulemas, varsti. Ja ainus viis, kuidas Putin suudab vältida seda, mida LRGIC endaga kaasa toob, on lõpuks rahu välja kuulutada. Aga mida täpselt LRGIC endaga kaasa toob? Zelenski selgitab veidi. See juhtkond peab keskendama 100% olemasolevatest ressurssidest, et vähendada Venemaa sõjapotentsiaali veelgi käega katsutavamalt. Selle suuna ülem saab olema tugev ja kindlasti maksimaalselt kogenud, avaldas Ukraina president. Tõsi, see ei ütle meile palju, kuid see viitab sellele, et Ukraina kavatseb koondada kõik oma erinevad kaugmaajõud uude juhtimisstruktuuri, sarnaselt sellele, kuidas loodi mehitamata süsteemide väed, ühendades eesliini drooniüksused. Selle tsentraliseerimise kaudu saab infot lihtsamini jagada ning koordineeritud kaugmaarünnakuid Venemaa vastu on lihtsam planeerida. Vähemalt see on meie oletus. Volodõmõr Zelenski ei avalda palju ning sarnaselt oma väidetega Vladimir Putini siseringi kohta näib see olevat sihilik samm, et tekitada rohkem hirmu Vene juhis, kes on niigi pingelises olukorras. Mida me kindlalt teame, on see, et LRGIC tähistab juba Venemaad halvava süvarünnakute kampaania ametlikku vormistamist. Aastal 2026 oleme näinud, kuidas Ukraina on laiendanud oma rünnakute ulatust, mastaapi ja tekitatud kahju Venemaa tagalas, nii Venemaa enda territooriumil kui ka okupeeritud aladel. Kõik on sihtmärgiks, alates rafineerimistehastest ja naftataristust kuni sõjaväebaaside ja laskemoonaladudeni. Vene sõjavägi vajab seda toimimiseks, Ukraina ründab seda. Ja need löögid tulevad tugevamalt ja kiiremini kui kunagi varem. Euromaideni pressiandmetel on Ukraina 2026 aasta esimesel poolel suurendanud Venemaa vastu tehtud süvalöökide arvu 1150% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Need löögid, mis toimuvad 500 kuni 2000 kilomeetri kaugusel rindejoonest ja mõnikord isegi veelgi sügavamal, on tabanud 172 sõjalist või energiarajatist. Viimased neist on Venemaale eriti kahjulikud. USA uudised teatavad, et Venemaa bensiinitoodang on Ukraina rünnakute tõttu naftatöötlemistehaste vastu langenud 65% ning varem mainitud kütusekriis ongi selle kaugrünnakute kampaania tagajärg. Meie mõte siin on see, et Ukraina süvalöökide lähenemine oli juba niigi surmav. Nüüd, koos Zelenski uue dekreediga, muutub see veelgi ohtlikumaks. Lihtsustatud, tõhus ja jõhker tasemel, mida Venemaa pole veel näinud. See kaugrünnakute kampaania on valmis Venemaa jäädavalt hävitama, kui Putin ei võta Zelenski rahuüleskutset tõsiselt. Sügavad löögid muutuvad Ukraina sõjaväes institutsionaliseerituks. Luuakse spetsiaalne operatiivharu. Ja see on Putini jaoks väga halb uudis. Kas sa tead, mis veel on Venemaa presidendi jaoks halb uudis, just või tal poleks neid juba piisavalt? USA näib uskuvat, et Ukraina süvalöökide strateegia töötab. Võib-olla arvavad mõned teist küünilisemad, et Zelenski peab silmas Trumpi administratsiooni liikmeid, kui ta räägib siseringist, mis pöördub Putini vastu. Me ei lähe nii kaugele, kuid me juhime tähelepanu sellele, et USA lähenemine Ukraina sõjale on märkimisväärselt muutunud ning tundub, et nüüd saab kogu toetuse just Ukraina, kuna on selge, et Putin ei kavatse rahu vastu võtta, kui teda selleks ei sunnita. Näiteks oli USA president Donald Trump täis kiidusõnu Ukraina kaugmaa strateegia kohta, kui ta kohtus Zelenskiga juulis Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel. Ta nimetas Ukraina lähenemist eskalatsiooniks, kuid see eskalatsioon võib sõja lõpetada.
Trump kasutas seda tippkohtumist ka selleks, et teatada oma valmisolekust anda Ukrainale litsents Patriot õhutõrjerakettide tootmiseks, võimaldades Ukrainal ise neid ehitada, et lahendada Venemaa ballistiliste ja tiibrakettide rünnakute probleem. See on tohutu. Sisuliselt tähendab see, et USA julgustab Ukrainat jätkama seda, mida ta teeb kauglöögi vallas, aidates samal ajal Ukrainal astuda sammu lähemale Venemaa enda kaugmaastrateegia mõju vähendamisele. Putin ei tea enam, kuhu pöörduda. Ja viimase väikese torkena tema pihta on Ukraina teatanud veel ühest asjast. Lisaks LRGIC-le kavatseb Ukraina ümber korraldada ka oma olemasolevate ründevägede juhtimise ja juhtkonna. Tundub, et riigi 8. õhudessantkorpuse komandör, brigaadikindral Dmitri Voloshin, on määratud juhtima uut reageerimisjõudu, mis hakkab seda ümberkorraldust juhtima. Ühendatud kiirreageerimisjõududeks nimetatud Ukraina relvajõudude uus üksus ühendab olemasolevad ründe-, drooni- ja suurtükiväeüksused üheks jõuks. Võimeline kiiresti rindel ümber paigutuma ning varustatud sellise tehnoloogiaga, mida Venemaa oma sõduritele lihtsalt pakkuda ei suuda. See on sõjaline reform rindel, mis täiendab seda, mida Ukraina plaanib teha Venemaa tagalas, ning see tähendab, et Putini nõrkevad väed Ukrainas seisavad silmitsi veelgi suuremate väljakutsetega. Kiired reageeringud Venemaa nõrkustele toovad kaasa territooriumi vabastamise ja Vene rünnakute peatamise enne, kui need üldse alata jõuavad. Mida sa sellest kõigest välja loed? Putini sisering nõuab rahu, kuigi mitte oma juhi kuuldes, ja Ukraina on enam kui valmis nende eliitidega koostööd tegema, et see rahu saavutada. Survet suurendatakse uute üksuste loomisega, mis muudavad Ukraina süvalöögi ja rünnaküksused tugevamaks kui kunagi varem. Isegi USA saadab Putinile signaale, et aitab küll. Ukraina võidab. Venemaa ei suuda seda olukorda muuta. Tagane nüüd. Vastasel juhul jõuab Putini lõpp kiiremini kätte, kui ta arvata oskab. Mis puudutab Putinit ennast, siis paranoia, mis on teda juhina alati iseloomustanud, on nüüd tema suurim vaenlane. Endine KGB mees on väänelnud enda olukorda, kus tal hakkavad valikud otsa saama. Mida ta nüüd teeb? Kas eskaleerib? Saata tema alustatud sõda Euroopasse. Putin võib seda teha meeleheitest, kuid sellega sunnita niigi kurnatud Venemaa võitlusse NATO-ga ajal, mil USA näib toetavat Ukrainat ja NATO Euroopa liikmed valmistuvad võitluseks. See ei ole hea mõte. Aga mis veel on Putinil varuks? Tema traditsioonilised hirmutamistaktikad enam ei tööta. Kui üldse, siis on hoopis Ukrainal hirmutamise osas ülekaal, nagu tal on ka lahinguväljal ülekaal. Putin ei saa Ukraina sõtta rohkem tööjõudu saata ilma mobilisatsioonita ning tal on muutunud võimatuks varjata fakti, et tema alustatud sõda on hakanud Venemaa rahvast räsima. Nad tunnevad seda valu tanklates ning iga kord, kui näevad suitsu tõusmas järjekordsest rafineerimistehasest või vabrikust, mida Ukraina droonid tabasid. Putin peab tunnistama fakti, et tal on tegelikult jäänud vaid 2 valikut. Nõustuda rahuga Ukraina sõjas ja siis proovida toime tulla oma siseringiga, kes on temast tüdinenud, või jätkata võitlust. Teades, et Ukraina muutub tugevamaks ja löögid lähevad järjest sügavamale. Ja need siseringi liikmed, kes tahavad praegu rahu, võivad varsti otsustada, et ainus viis selle saavutamiseks on Putini kõrvaldamine. Selle supi keetsid sa ise, Putin. Ukraina lihtsalt sunnib sind selle tagajärgedega elama. Venemaa sõda Ukraina vastu on juba toonud kaasa nii tohutu inimkaotuse, et see üksi on pannud Putinile palju survet. See hind on kõrgem, kui sa arvad. Need 1,42 miljonit ohvrit, mida mainisime, on alles algus. Mida Putin tegelikult on teinud, on loonud Venemaal nii suure kriisi, et taastumine võtaks aastakümneid. Kas tahad rohkem teada? Siis vaata meie videot, kus käsitleme demograafilist kriisi, mis Venemaad ähvardab. Aga enne seda ära unusta tellida The Military Show'd, et olla kursis meie igapäevaste videotega, mis kajastavad viimaseid arenguid Ukraina sõjas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!